Tere tulemast kuulama 6. episoodi Kergelt programmeerimise podcastis. Ja täna oleme siin kolmekesi. Märt, mina, Arvi ja Kristjan. Ja täna mõtlesime, et räägime ühest konkreetsest lahendusest, mille meie, täpsemalt siis Arvi, on ühele kliendile teinud ja kirjeldada, mis kasu sellest oli, kuidas seda tehti ja millised nüansid sellega kaasnesid. Ja tegemist on siis Leeden Estoniale tehtud ostutellimuste automatiseerimise tööriistaga. Nii et äkki Arvi siis räägidki, et mis see on, milleks seda kasutatakse ja kuidas sa selle tegid siis Power Platformi töövahenditega? Jaa, seal oli selline probleem, mis tegelikult ilmselt on päris paljudes ettevõtetes, et antud juhul on siis tegemist nende ostudokumentidega ja sealt dokumentidelt vajalik info oli siis saada ERP-süsteemi. Ja kuna see on selline korduv protsess, mida käsitsi on vaja teha, siis nad otsisid lahendust, kuidas seda korduvaid ülesandeid automatiseerida, mis tundub täitsa mõistlik ja võiks olla justkui sihuke lihtne ülesanne. Ja tegelikult ongi, et Microsoft Power Platformil on selline valmis tehtud lahendus. Ingliskeelne nimetus on Document Automation Toolkit. See on Microsofti poolt kokku pandud ja ta hõlmab siis Power Platformi erinevaid komponente, nagu näiteks Power Automate töövood, AI Builderi dokumendi töötlemise mudelid ja ka Power Apps siis kasutajaliidesena. Et selline paketeeritud lahendus ongi Microsofti poolt välja pandud ja seda saab siis kasutada. Ja mis see ülesanne oligi, et neile tuleb ostutellimusi sisse? Kuidas siis nagu enne seda lahendust neid käsitleti või lihtsalt käsitsi laeti või? Jaa, just nii oligi, et tegelikult kuna neil oli vajalik CSV kujul, siis nad ilmselt käsitsi seda vastavasse formaati, võtsid siis PDF-idelt vajaliku info, panid sinna käsitsi. Aga selle lahendusega me saime automaatselt võtta selle info nendest PDF-idest, töödelda, leida see õige info sealt ülesse ja lisaks siis konverteerida see siis neile sobivale kujule. Et ma võib-olla mainin siin ära, et sobivale kujule konverteerimine oli lisa arendus, et see valmis lahendus on seal selline baaslahendus ja sinna juurde saab siis ise lisada erinevat funktsionaalsust, nii nagu vaja on. Ja samas saab ka muuta olemasolevat lahendust, et ta ei ole selline kinnine lahendus, vaid sa võid sellega kõike teha nii nagu vaja, et see on nagu ka väga positiivne. See Microsoft Document Toolkit, jah? Jaa, see Document Automation Toolkit, just. Arvi, räägi mulle AI Builderist lähemalt, sest ma ise ei ole taga kokku puutunud, et kui palju selle funktsiooni saavutamiseks, kas sa pidid ise ka mingid mudelid treenima või oli see nii lihtsalt kastis lahendus on olemas? Selle AI Builderiga on jah selline lugu, et seal on erinevad mudelid, mida sa saad kasutada. Need on nii-öelda eeltreenitud, aga loomulikult mitte sinu dokumentidega. Et sa saad sealt valida selle mudeli. Antud juhul oli selle nimetus Document Processing Custom Model. Custom selle tõttu, et meil oli vaja sellist PDF-i, mis võib olla väga varieeriv ja erinev. Ja selle treenimine nägigi välja selliselt, et oli vaja miinimum 5 ostutellimust sisestada ja märkida siis nendel PDF-idel see koht või see andmeväli, mida sul on vaja sealt välja saada või siis nii-öelda inglise keeles extractida. Ja sa käid need 5 erinevat ostudokumenti läbi, märgid need väljad ära
ja peale seda ta siis treenib nende dokumentide pealt. Mida rohkem sa dokumente treenimiseks annad, seda täpsem ta on. Sest et mõnel juhul ikkagi need varieeruvad. Mõnel dokumendil võib-olla on üks leht ainult, kus on võib-olla 3 rida. Teisel ostutellimusel võib olla 3 lehte ja rohkem lehte, et see varieeruvus ongi see, mida ta treenimiseks tahab. Kas need ostudokumendid ühesõnaga, mis sa tegid, on siis, et ostudokumendid erinevas formaadis olid nad, jah? Nad on ikkagi PDF formaadis kõik. Okei, aga erineva nagu, ütleme, teksti ülesehitusega, jah. Aga kuidas need tulevad või kas emailiga või kuidas see siis nad kätte saadakse? Just, see lahendus ise on ehitatud nii-öelda vaikimisi on ta emaili peal, et kui tuleb teatud määratud postkasti uus kiri, millel on manused, siis ta vaatab need manused läbi, töövoog laeb need alla, sisestab need Dataverse'i, sealt saab AI Builder selle vajaliku nagu sisendi, et käivita nüüd, anna need dokumendid sisendiks AI Builderile ja otsi sealt siis need vajalikud väljad, mis on eeldefineeritud treenimise käigus. Ja siis ta proovib neid sealt üles leida ja sisestab need Dataverse'i andmebaasi. Ja sealt siis edasi saab juba nendega teha, mis nendega vaja teha on, kas siis edasi konverteerida mingisse teise formaati või siis kasutada neid seal otse andmebaasis sõltuvalt otstarbest. Aga jah, Mailbox on see nii-öelda trigger, mida saab Power Automate'iga nii-öelda jälgida. Nii et siis saab teha sellise, ma ei tea, ostutellimused @firma.ee postkasti, sinna paluda kõikidel oma tellimused saata PDF-i mingites formaatides ja siis edasi läheb juba automaatne käsitlus. Just, ja ma mäletan, et antud puhul sai tegelikult tehtud mitte eraldi postkast, kuna see oli olemas, aga ei tahetud kõiki kirju justkui sinna töövoo käivitamiseks võimaldada, siis me minu arust tegime eraldi kausta ja siis see, kui sinna kausta tulid need kirjad, et siis ta käivitas selle töövoo. See annab natuke paindlikkus selles mõttes, et ta ei käivita seda kõikide kirjade peale, vaid siis, kui sa liigutad need kirjad näiteks sinna kausta, et see natukene võimaldab kontrollida seda, millal ta selle töövoo käivitab. Nii et seal oli inimene vahel siis alguses või? Soov oli inimene vahele on antud juhul jah, sest kui sul on alati teada, et su mailbox'ist tulevad ka ainult need kirjad, siis ilmselt ei ole seda vaja, aga kui sul on natuke laiema otstarbega mailbox, siis tõenäoliselt sa tahad kontrollida, millal ta mida käivitab. Aga võib-olla läheks selle Kristjani pakutud teema juurde, et kui hea see AI Builderi töö kvaliteet oli siis? See nagu AI-ga üleüldse, et 100% õigeid vastuseid sealt loota ei tasu. Aga mul endal puudub selles mõttes statistika nende andmete osas, kui täpne ta on, kuid väidetavalt selline 80% ringis suudab ta küll õigesti tuvastada need andmeid sealt. See väga palju sõltub erinevatest asjaoludest, nagu ikka nendel puhkudel, aga võib-olla selline keskmine number minu mäletamist mööda oli 80% ringis. Ja see kasutajaliides tegelikult võimaldab kuvada ka neid, mida ta ei suuda tuvastada või mida ta arvab, et ta ei tuvastanud õigesti. Et ta joonistab sellise punase kasti sinna ümber ja tegelikult sa saad sinna ka endale neid teavitusi juurde lisada, et kui tal midagi ebaõnnestus, siis anna mulle teada ja siis sa saad sealt üle vaadata ise siis vastavad muudatused teha, et isegi kui tal mingil põhjusel ei õnnestu, siis sa saad endale sellist käsitsi muutmist teavituste näol siis nagu sisse viia.
Kuidas tal keelega on, kas tal keeleprobleem tekkis, või no ma ei tea, kas selles kaasuses, kas sul olid ainult ingliskeelsed ostuarved või eestikeelsed ka? Vot seda ma peast ei mäleta, aga ma arvan, et need andmed tegi võtab sisse, sest tema jaoks vist ei ole oluline, millised tähed seal ja millises järjekorras on. Aga selles osas jään ma jah vastuse võlgu, kuidas need keelelised toed on, sest ma tõesti ei mäleta seda peast. Aga noh, need on seal dokumentatsioonis kindlasti kirjas, et kui on see oluline ja vaja täpselt teada. Aga mis andmeid üldiselt niimoodi AI Builderi või niimoodi dokumendilt tuvastada saab, et ma oletan, et numbreid, tähti, aga kas midagi muud, kuidas on piltide või kas või heliga või et kui saate seda meiliga, et kas selliseid asju ka saab nii-öelda andmebaasi laadida siis pärast? Pole kogemust, antud juhul on tegemist ikkagi tekstiga, et see mudel on treenitud just teksti tuvastamiseks. Seal on ka teisi mudeleid AI Builderi valikus. Jah, nagu ütlesin, pole kogemust piltide või heli osas, aga seda saab sealt vaadata. Power Automate'il on see AI Hub, kus on need mudelid kõik nimekirjas ja sealt saab siis lugeda seda kirjeldust, et mille jaoks see mudel mõeldud on ja sealt saab valida. Ja seal on tegelikult palju erinevaid variante. Ma natuke puutusin kokku selle tõlkelahendusega, mida ka põhimõtteliselt out of the box ehk siis valmis tootena pakutakse. Et neid variante, mida seal teha saab ja millega seal teha saab, on üsna palju. Ja võib-olla AI Builderi kasutamises üks nagu oluline asi, mida silmas pidada, on litsenseerimine. Et ta kasutab selliseid krediite, nad kutsuvad seda service credit ja selleks, et kasutada AI Builderi neid AI mudeleid, on siis vaja neid krediite. Kui sul on tavaline Power Apps litsents, siis minu meelest oli 500 krediiti saad ühe kasutaja litsentsi pealt kuus. See on see kuupõhine arvestus ja ühe dokumendi lehe nii-öelda töötlemine oli minu arust 100 krediiti, ehk siis kui sul on üks Power Appsi litsents, sa saad justkui ühes kuus töödelda 5 lehekülge, mis iganes mudeliga seal. Mudeliti muidugi võis neid erinevusi ka olla, kuna see litsenseerimine muutub kuust kuusse, siis seda näpuga ärgama vaatama, aga laias laastus on jah niimoodi, et Power Apps andis 500, Power Automate andis 5000 ehk siis 50 lehekülge kuus ja siis on sellised suured paketid, mis ongi need add-on'id ja seal oli 1 miljon krediiti ühes kuus, aga see maksis juba $500 kuu. Aga Power Appsi litsents on kuskil seal $15 äkki oli ja Power Automate'i oma ka, et siis sellest lähtuvalt. Aga nad ise ütlevad, et kuskil 5 senti lehekülg on see kulu litsentsi dokumendis. Kas see on üks siis nagu tavapärasemaid kohti, kus Power Automate'i ja Power Platformi kasutada, et just sellise mingite või dokumentide hunniku läbikäimine ja nende baasi laadimine ja kas teil nagu sarnast teemat on teistes projektides ka? Jah, erinevate raportite genereerimine on kindlasti üks levinud kasutus, eriti AI-ga, kuna ta suudab sul sisse antud tekstist või dokumendist siis genereerida vajalikku väljundteksti, on ta siis mingi kokkuvõte mingist teisest raportist või mingisugune muu kokkuvõte mingitest numbritest. Aga ma arvan kindlasti, et ta on üks levinud kasutus ja võib-olla üks kõige lihtsamini teostatav kasutus. Selles mõttes, et ta on olemas ja selle kasulikkus siis, ütleme niimoodi, et on päris kõrge. Mida rohkem sul neid dokumente on, seda efektiivsem kindlasti see, või seda rohkem ta seda efektiivsust tagab.
Ja ma võin omalt poolt ka lisada, jah. et ostuarvete automatiseerimine on väga-väga klassikaline kaasus, kus automatiseerimine, kus üldse selline töö isegi keskmise suurusega ettevõtetel hakkab üsna kiiresti ära tasuma. Ma olen ise küll ilma AI pooleta sarnast asja 1-mitu korda teinud ja see on üllatavalt lihtsasti ära tasuv ettevõtmine. Ja tegemist ei pea olema ostuarvetega, tegemist Jah. võib olla mis iganes PDF Ostutellimuste. kujul, jah, ostutellimustega just, Jah. aga võib tegemist olla ka arvetega, võib tegemist olla mis iganes PDF kujul dokumendiga, millest on sul vaja mingisuguseid andmeid välja saada mingile teisele kujule. Kuidas te tunnete, et kui töökindel see on, et ma mõtlen, et kui julgelt te teeks näiteks sellise asja, et ostutellimused tulevad sisse, siis ma juba panengi kohe automaatselt mingi tootmise või kas või tootmise broneerimise käima ja teiselt poolt juba saadan julgelt arveid ka välja, ehk et nagu olekski täisautomaatne tootmine, inimesi polekski. Kas nii saaks teha või peab seal kontrollima ülevaate vahel, et ikka täisautomaatselt ma kindlasti ei julgeks, seal peab ikkagi olema inimene vahel ja vaatama, et valideerima, et see, mis välja läheb, on õige. Vähemalt see minu praegune arvamus. Ja, ma olen ka Arviga nõus, et nagu täisautomaatset süsteemi ma ei usaldaks, ei selles ega ka tegelikult enamustes teistes valdkondades, et mõistlik on alati see, et keegi inimene oma pilguga, kes teab, millega ta tegeleb, millest ta räägib, vähemalt viskab pilgu peale, vaatab, et okei, need suurusjärgud on loogilised, tundub okei, läheb tootmisesse. Ja just sellel põhjusel, et tegelikult ju AI ei suuda sulle anda 100% kindlust ja kuniks ta seda ei suuda, siis seniks peab ikkagi keegi olema valideerima, sest isegi see 1% võib ju väga kahjulikuks muutuda, kui midagi, mis ei tohiks, lipsab kuskilt läbi selle tõttu, et keegi ei vaadanud üle. Aga ju laiem küsimus ongi, et miks siis need ostutellimused tulevad mingis PDF-i formaadis, mida siis AI või inimene peab mõistatama, et miks ei ole siis seal näiteks mingit e-poelaadsed kasutajaliidest, kuhu siis sisestatakse need numbrid, et ma tahan 10 katust tellida, eks ju, või jah. See vist sõltub ka, kuidas kellelgi süsteemid on ehitatud ja ilmselt nõuab see suuremat investeeringut teiste IT-süsteemide väljavahetamisel. Võib-olla isegi mitte iseendal, vaid ka kliendi poolt, et seal tuleb nii palju lisaasju, et lihtsam on võtta see nii-öelda kiire lahendus ja efektiivseks teha kas või mingi hulk neid korduva asju, juba see annab päris palju võitu. Jah, selles Märt, ma võin sulle öelda, et sa just mõtlesid välja e-arvete süsteemi, mis on riigi poolt täitsa välja arendatud ja täitsa soositud. Aga nagu me teame, siis tegelikult selle kasutusse saamine on see keeruline jupp, sest kõik klassikalised süsteemid on üles ehitatud sellele, et arved tulevad meilile PDF-iga ja siis ise vaatab, kuidas nendega saad edasi saada. Aga kuidas siis ettevõtte siseselt või antud juhul see, seal ju on võimalik iseenda sees nii-öelda automatiseerimist teha, ei pea nagu väliseid partnereid paluma, et nüüd hakake kasutama mingit teistsugust süsteemi, et kas seal selle meie näite puhul vist asi lõppes või see projekt lõppes ära, eks ju, sellise CSV genereerimisega, aga kas saaks edasi teha, et inimene vaatab üle, vajutab nuppu ja siis hakkab tehas tootma, eks ju, või kaup saadetakse välja laost. Ja sealt Dataverse'ist annab ju tegelikult need andmed ilma CSV kujule viimata ka integreerida vajaliku süsteemiga, aga see sama süsteem peab olema võimeline ka siis vastu võtma neid andmeid nende protokollidega, millega on võimalik siis Dataverse'iga ühendada. Et see on see põhiline võib-olla takistus selles osas, et miks ei saa integreerida või. Et see võib-olla see süsteemi väljavahetus jällegi on niivõrd kulukas, et mõistlikum on antud juhul ikkagi muid variante kasutada. Aga neid variante on palju.
Aga hästi, siis selline lahendus, nii et siis ostutellimuste ja ostuarvete ja kõiksugu emailiga liikuvate asjade automatiseerimine on üks koht, kus Power Platform on väga hea töövahend. Ta nõuab natukene siis see litsenseerimine seal ka ülevaatamist ja läbimõtlemist, et see kõikide IT-lahenduste puhul on hästi oluline aspekt alati, eks ju. Just. Nende kuludega peaks lihtsalt arvestama, et sõltuvalt lahendusest sõltub ka kulude maht. Aga ma ikkagi tehnooptimistina ütleks, et ideaalis on ikkagi selline täisautomaatika ju teoorias võiks olla võimalik, et kuidagi klient tellib kas või oma süsteemist, mis on integreeritud siis selle laosüsteemi või teenusepakkuja või tootja süsteemiga. Industry, ma ei tea, kas on 4.0 või on nüüd 5.0 see teema. Ja sealt automaatselt algab tootmise planeerimine, siis algab tootmine, automaatselt lähevad kaubad lattu ja sealt automaatselt siis juba veoautoga tullakse võtma see valmis koorem, mis viiakse kliendile, aga et vahepeal, ega ju probleem on, kui igasugu vigu juhtub, eks, et just. Tellimusel pandi 1.0 kogemata liiga palju ja tehases masin läks natuke katki ja kõik pidi ümber planeerima, eks, aga muidu põhimõtteliselt on see ju võimalik. Just, lihtsalt on see, et kui kõrge on su riskitaluvus. Ei, aga neid kontrolle saab ju ka AI teha tänapäeval, et ta vaatab, et inimene laseb selle 1.0 kogemata liiga palju ka läbi. Absoluutselt, seal on samamoodi risk inimeste puhul ka, et ega see ei ole välistatud teistpidi ka, absoluutselt. Aga olgu, tänud siis kuulamast ja järgmise korrani. Järgmise korrani. Järgmise korrani.